kas võidab see sorres, kellel on rohkem assi või kellel on parem iseloom, hea iseloom? Noh, selle üle võib filosofeerida ja tarka juttu rääkida, aga võib vaadata inimese lihtsalt psüühilist energiat, et kuna me peegeldame või oleme nagu kristlikus keeles Jumala näoga, Jumal on loonud enda järgi meid, siis me saame mõista väga hästi, et ütleme, sa oled lapsevanem, või nagu Jumalgi või mängime, et sa oled Jumal ja sul on lapsed, kõik erinevad lapsed, nagu siin universumis ja üldse maailmas, eks ju, erinevates universumites. Et Jumala lahutamata osakesed, lõputud palju väiksed siis tema sädemeid, kellel on väike valikuvabadus kingitud ja hinged, eks ju, ja suur ülihing. Või siis lapsevanem mängime seda, et lapsevanem ka, et sul on erinevad lapsed, sa oled hästi rikas, võimas, armastad kõiki lapsi, sul ei ole niimoodi, et sa tead, et sinu lapsed, sul ei ole kadedus kõiki armastada, aga siis üks laps on näiteks hästi andekas, teeb kõik rituaale, aga sa näed argipäevas, et ta teeb seda, eks ju, et ise õnnelik olla ja ta teeb võib-olla isegi väga vaimne, kõik teeb, mis ma olen ette kirjutanud, aga vaatad, et pean mõtlema enda peale, ja mõni laps on, vaatad, selline, hästi nagu hea südamega, arvestab teistega ja püüab nagu, ennast unustavalt oma aega, energiat, nii ta saab aru, et tema ei kuulu, kõik, eks ju, et Jumala, kõik on Jumalast, tuleb üks allikast. Et püüab rakendada lihtsalt, nii nagu ta oskab, nagu teisi teenida, teistele head meelt valmistada, vastata oma andele ja siis omadustele, eks ju. Kuidas sa lapsevanem vaatad oma lapsi, eks, et sa armastad oma lapsi, aga siis üks laps on selline, viks ja viisakas, võib-olla üks on üldse ei huvita, et kes sa oled, eks ju, ütleme meie materialistid, et me ei teadusta, et loodus on elu, seal taga on teadus ja sa ikka armastad teda edasi, üritad saadad talle küll informatsiooni, püüad õpetada läbi pühakirjade, läbi karma, eks ju, et omaksu püüdmatuse seadusi. Aga laps on valikuvabaduses, kus etapil ta on, seal ta on, eks ju. Aga ikkagi lõpuks siis me saame aru isegi lapse vanemana, et meid rõõmustab, meie südant rõõmustab selline laps, kes on saanud sellised head omadused nagu kannatlikkus, tänulikkus, alandlikkus, empaatia, abivalmidus, eks ju. Kõik need asjad, eks ju, puhtad, lihtsad, inimlikud, kõrged omadused. Et see rõõmustab võib-olla see laps ei, ütleme, selles maailmas ei saagi, võib-olla ta ei ole kõige ilusam, võib-olla ta ei oska kõige paremini kõiki asju teha, aga tal on selline, ta on nagu selline nunnukas, hea südamega, eks ju. Ja Jumal samamoodi vaatab meid, vaatleb, eks, armastab ühtlaselt, nagu lapsevanemgi kõiki lapsi, aga rõõmustab tema südant just see laps, eks ju, kellel on need inimlikud, loomulikud, hingelised omadused. Lihtne ja ilus teater.